Tere head inimesed! Meie oleme Annaga jälle mattunud täna saapariiuli taha ja sellepärast, et räägime teile ära talvise versiooni Kiini jalanõudest. Kui me eelmine kord sinuga istusime, siis me rääkisime sandaalidest ja sellistest suvistest pappudest ja nüüd on kätte jõudnud loomulikult aeg rääkida ära siis soematest jalanõudest ja ütleme võib-olla ka sellisest matkasaabastest, sellepärast, et tegelikult lumi on maas ja vett ja märga on igal pool. Just, seda ongi. Ja geenil ongi pakkuda kõike variante ja kõike lahendused. Kus kohast üldse pihta peaks hakkama, kui me nüüd geenisaabastest ja jalanõudest räägime? No alustamegi siis võib-olla matka jalatsidest, et mis on matka talvesaapad on. Et siin on poolkõrged meeste ja naiste mudelid olemas, revelit ja olemas ka paldega ja meeste mudel on olemas ka zipiga, selle lukuga, mis on lihtne lahti teha ja siis kohe jalad. Sellega vist muidugi see probleem, et sa väga palju ei saa jala külge nagu reguleerida seda, et tõmbad lukku kinni ja nii ta on. Ja, et ta ei fikseeri nagu nii kindlalt seda jalga. Lihtsama käimise jalanõu, et just, ja kooserdada. Aga ja kui nüüd siit edasi minna? Siis on olemas ka sellised päris talvesaapad meestele. Ma pean tunnistama, et need on ühed minu lemmiksaapad. Need on visuaalselt ühed kõige ilusamad saapad, mis maailmas tehtud on. Ja siis nimega ka läska, et siis nagu arvestamiseks selle, et hästi külma temperatuuriga saab nendega väljas käia. Ja kui sa neid jalga paned, siis tuleb selline mõisa ära tunne peale, et nagu selline kohe uhke mees. Just, ja siis on ka naistele olemas selline mudel just kõrgema säärisega ja siis soed saapad just paksuma tallaga. Ehk siis sellised just matkamiseks mõeldud, et neil on ka muster, sügavam, et parema haakuvusega on ja siis tallastabilisaatorid olemas, et oleks ka nagu selline, kuskil jälle viltu ei läheks jälge. Aga ometi on sul seal ka sellist võib-olla mitte nii väga matkajalanõud välja pandud. Jah, need on just linnamudelid, on sellised näistele, millega neid saab kanda seelikuga täitsa rahulikult või siis teksadega. Ja see on rohkem selline mudel, et juhul kui naine autoga sõidab tööle ja tagasi ja lasteaeda, see on kõige ideaalsem variant, et neid on ka lihtne jalga panna ja selline pehme, soe, aga mitte matkamiseks, et siin on täiesti siledalt. No ta hästi ilusa mustriga, mulle õudselt meeldib see muster. Ja linna jalatsidest on olemas ka meeste ja naiste mudelid, mis on rohkem sellised just talvel väljas käimiseks, jalutamiseks. Ja siinkohal ütleme, et mul on täpselt ühed sellised aga rohelist värvi. Ja niisama linna vahel kooserdamiseks väga hästi töötavad. Hästi ägedad, jah. Ja neil on veel see eelis, et kui sa paned teksapüksi siia peale, ma võtsin praegu vale saap. Jah, kui sa paned teksapüksi siia peale, siis nad tegelikult jäävad alt välja paistma, nagu sul oleks tennised jalad. Jah, just. Et sa oled selline mõnus kerge pungi mekiga selline linnavurle. Just, ja loomulikult on olemas ka lastele ilusaid saapaid talveks, hästi soed, mõnusad ja neid pakutakse nii suurtele lastele kui ka väikestele ja variandid on ka erinevad, et on kripsuga, vaelaga mudelid. Alustame sellest kõige väiksest ja poolkõrgest talvesaabast, mis on kripsuga, ühe kripsuga, mis on lihtne jalga panna lastele, hästi laia selle sissepanemise osaga ja keel on ka hästi kõrge, et siis vett ei laseks ka sisse. No laste jalanõu peabki olema suure auguga, sest tavaliselt läheb sinna mitu paari villaseid sokke ja sellised asju pannakse alla, et siis sobib hästi äärmiselt nägus ja kihti värviga saapad. Jätkates kripsudest, siis on selline saabas olemas, jälle suurtele ja väikestele lastele, kus on 3 kripsu, jälle mugavam kinni panna, fikseerida jalgaga paremini saabad, kuna need kõik liiguvad siin, et saab suurem kõvemini kinni panna või siis rohkem vabaks nagu laska neid. Et hästi mõnus selline talvene saabas, mis on veekindel, mis on hästi soe ja just talve lumise ilmaga on hästi mõnus nendega jalutamas käia või siis mängida õues. Hästi mõnus. Ja neid on ka sellised juba vana mudel, mis on juba meil paar aastat olemas. Hästi kena, hästi mõnus selline neutraalse musta värviga. Siin on kinnitus nagu sandaalidel oli, et lihtsalt siin ei ole kumm, aga tavaline pael. Et jälle see on alt üleni fikseerib jalga paremini, varbakaitsega, sellise agressiivse mustriga, mis on, tagab just paremad selle haakuvuse lumise ilmaga või siis libeda tee peal. Ja siis täpselt samamoodi on ka hästi soestatud ja veekindel.
mõnus saabas lastele. Õudselt meeldib kõigile. Sa räägid kogu aeg siin soestatud ja soojatest saabastest, aga mille järgi inimene peaks üldse poodi tulles valima või mille järgi ta saab aru, kui soe mingi saabas on? Kui ta saab ära tuvastada seda. Ehk siis saabaste sees on olemas selline logo. Et see logo just ju räägib sellest, et kuidas ta soojustatud on. Ja siin on mingid numbrid on kirjas tavaliselt, et on olemas 200, on 300 ja on ka 400 grammi. See 400 grammi tähendab, et see on bambuusüest tehtud soojus ja siis see on selline paksus, kui palju seda kasutatud on. See bambuusöö on selline hea asi, mis on, kui vaadata sisevoodrid, siis ta on hästi õhuke. Samas ta on hästi soe, kerge ja imeb ka niiskust sisse, et ei lase nagu, et jalad oleks nagu märjad seest poolt. Just selle palavuse pärast. Et ta nagu reguleerib seda temperatuuriga väga hästi. Ja siis kõikides saabastes on see olemas talve saabastes, kus see kasutatud on see vorm, kiinvorm nimega soojustus. Et siis selle järgi saab tuvastada, et on see 200 grammi tähendab, et garanteerida me ei hakka kindlasti, et oleneb inimesest, et kui külma kartlik ta on. Aga muidu siis 200 grammi tähendab, et kuskil kuni -10 kraadi väljas olemisega nagu saab väga hästi hakkama see soojus. Ja -400 grammi tähendab seda, et kuskil kuni -30 kraadi ta kannatab ära. Lisaks on talvesaabastel Alaskal ja revelitel, mis on meestele ja naistele olemas ka soojustus, lisasoojustus talla sees. See tähendab seda, et siin on ekstra kasutatud veel lisaks sellele, et villane sisetald olemas, on ka talla siin osas on ka sisse ehitatud lisa kiinvorm pluss või siis hitrapolaator soojussüsteem. See tähendab seda, et ta ei lase külma õhku üldse alt väljast poolt sisse, jalga sisse ja püüab kinni ka soojust, mis on jala sees juba tekkinud nagu selle saabas sees. Ja siis see just tagab just seda kindlat tunnet, et saate päris kaua seista ühe koha peal külma ilmaga, et siis varbad ei hakka nagu külmetama. Kas need talvesaapad on kõik veekindlad ka või kuidas moodi see neil reguleeritud on? Jah, kindlasti talvesaapad on kõik veekindluse membraaniga. Ehk siis täpselt samamoodi nagu matkajalatsitel on see membraan kiinrai olemas, mis kinnitab seda, et vees saab käia. Igal pool, seda lihtne just vaadata, et igal pool on olemas kiinrai logo või siis kiin waterproof on kirjutatud. Enamasti on just kiinrai logo olemas. Selle järgi saab tuvastada. Saapade sees tavaliselt talvesaabastest, nagu seda võib-olla ei paistagi, eriti laste puhul, et seda ei ole näha. Et kas see membraan, nagu tavaliselt me oleme võrjunud, et on see halli värvi, just selline membraan on, paistab sealt saapade seest. Talve puhul see võib-olla ei ole nagu näha, kuna see on kaetud ka selle soojusega. Aga mõnedel on paistab, et siin linnajalatsitest on küll näha, et see olemas siin. Aga jälle, juhul kui seda membraani näha, see ei tähenda seda, et see soojus on kuskilt sealt kasutamata jätnud. On olemas ka, et kõik on kohal, kõik on nii nagu töötab. Kõik, jah, garanteeritud. Ma siia lõpetuseks tahaks tegelikult veel ühest jalanõust rääkida. Ja see on nüüd tegelikult selle aasta uudis või eelmise aasta lõpuuudis. Ja uudis ja hitt, jah. Räägi sellest natukene. Ma tean ainult nii palju, et see on nii-öelda miljoni sammu jalanõu. Mille tald siis peaks miljon sammu vastu pidama ja ilma deformeerumata seespoolt. Ja mina ise käisin mitte kõige suurema jalgsi käijana nendega Peruus ja sain väga ilusasti hakkama erinevates tingimustes. Aga räägi natukene muid tagamaid ka. Ehk siis jah, see on just selle aasta uudis. Väga hea matkajalats, mis on juba võrreldes teiste geenidega veel professionaalsem mudel. Tal on teissugune tald, ta ei ole evamateriaalist üldse, ta on B-uust, see on polüuritaan, mis on just vastupidavam, mis just kannatabki seda miljon sammu käimist, isegi rohkem neid, ta ei vaju kokku niimoodi nagu evamateriaal, see ei tülvenül atsetaat. Ehk siis jah, hästi vastupidav, et neid õudselt palju testiti, meil oli Facebookis ka ülevaade nendest testidest, et just kõik on rahul, kuna ta on vastupidav, mugav ja selline mõnus jalats.
Lisaks tal on talla sees sisse ehitatud väike padi, nagu sina ka kirjutasid oma artiklist, mis nagu lisatõuka annab. See ongi ju selleks, et summida neid igasuguseid põrutusi, mis tee peal võivad sattuda jala alla. Ja annab ka lisatõuged, et edasi minna. Hästi mõnus selline padjake. Aga muidu jah, hästi lahe, hästi põnev, nahas tehtud professionaalne jalats, mis on siin, kui vaadata, on just sellise mäe joonisega, et nagu mäest käimiseks, just selline kontuur. Ja neid on tegelikult saada ju ka kõrgema säärega, kellele selline madal jalanõu ei sobi. Et siis kes tahab just kõrgemaid, siis on olemas ka sellised, nii meestele kui ka naistele mudelid, samasugune mudel, aga lihtsalt kõrgema selle säärisega. Kõik ülejäänud omandus on täpselt sama, ta on veekindel, ta on nahast, ta on selle polüuritaani tallaga, paljage kaulamas siin, et siis super äge, super mugav. Kõik on sellega rahul. Juhul, kui te valite endale geenijalad, siis mis võiks olla parem, kui sokid oleks geeni omad. Siis on neil koos olla ka hästi lahe. Jah, räägivad ühte keelt ja saavad üksteisest. Just. Aga muidu siis, miks geenisokid on head? Nad on head just sellepärast, et kuna esiteks nad on tehtud merinovillast, mis on väga hea materjal, mis hästi hingab, samas ta hästi soe ja niiskust nagu viib välja ka, et juhul, kui midagi juhtub. Lisaks veel, need on kõige hõõrdumiskindlad sokid üldse, mis olla võivad. Neil on siin lisavõimendus tehtud selle varbaste osas ja kanna osas. Aha. Ja neid testiti, nagu teada on, kõik sokke testitakse, et mitu tsüklit nad kannatavad ära, et enne kui need augud tekivad kuhugi siia just nende osadesse. Ja matkasokkide jaoks on standard, et 15 000 tsüklit ta peaks vastu pidama. Geenid läksid edasi. Ja siis sättisid kohe masina selleks, et 25 000 tsüklik testida, et kas ta kannatab ära või mitte. 25 000 tsükli pärast nad tulid vaatama, et sokkidaga on täiesti kõik okei, et mis toimub, et nagu järelikult on väga hästi, vaatame, kui kaua nad veel vastu peavad. Ja lõppkokkuvõttes, kui esimene auk tekkis, siis oli läbitud 95 000 tsükli. Ükski inimene ilmselt ei kanna sokke nii kaua, et võib-olla nad väsivad ära juba välimuselt enne, kui see auk tekib siia. Lisaks ta on tehtud vasak ja parem jalaga. Ehk siis sassi läheks. Suure varbu peale on pandud märk ka, et sa ikka tead, et õigesse kohta läheks. Aga tegelikult sellel asjal on ka mõte, et need sokid just disainitud niimoodi, et nad oleks mugavad jalase just õige jala peale kui panna, siis ta hoiab ka seda siitosast paremini, siis ta ei rulli kuidagi jalas seda sokki ja hingab paremini, et siis et lihtsalt oleks nagu veelgi mugavust lisada, sest need disainiti just eraldi vasak ja parem jala jaoks. Ja nagu ma aru saan, siis need sokke on ju erineva paksusega ja erinevatesse temperatuuridesse. Et siin on... Ja, et siis õhemad sokid on... Õhemate sokkide sees on 43% merinovillast ja lisaks kõik need ülejäänud materjalid, mis hoiavad sokid paremini kinni või siis veenivad, kus on vähe veenida neid. Ja siis need, mis on paksemad sokid, need on paremini selle veelgi külmema ilmaga kasutamiseks, kuna siin on juba 63% merinovillast. Ja need on saada nii meestele kui ka naistele. Et paksemaid sokki meil on nii meestele kui ka naistele halli värvi ja õhemate sokkidega ongi lihtne, et siis pruuni värvi on meestele ja punaseid on naistele pakkuda. Et siis kõik omandused on samad. Loomulikult naiste jaoks natukene disainitud naise jalakuju järgi, et see hoiaks paremini just naise jalga, kuna meestel tavaliselt see on natukene laiem kui naistel. Ja telgis ei lähe sassi, kui hommikul on kiiruga minek, et siis tead õiget värvi sokid panna. Siis tead millised sokid kaasa võtta või siis jalga panna. Mina tänan sind selle ülevaatliku ülevaate eest ja teile head inimesed ütlen, et minge metsa, käige matkaspordist läbi, vaadake endale sobivad jalanõud ja siis peaks kõik edaspidi ainult hästi minema. Ja mina tänan sind ja teid, et vaatasite ja siis kohtume metsas. Nägemist. Nägemist.
Tšau.